arvate, et meie tahame seda maski kanda? Asi ei ole selles, kas teie tahate või ei taha, aga minu peremees ei käsi minul maski kanda. Mina olen valinud tervisliku... Vabandust, ma kõnelen. Iga poole koha pealt teie ei katkesta minu sõna ära. Jaa, kõikidele inimestele võrdselt õigus ära kuulata ja ära räägitud olla. No, kuulame. Nii. Mina olen valinud tervislikud eluviisid. Ei suitseta, ei joo, ei tarvita liha, olen ohtras liikumises, tegelen eneseharimisega, olen töötanud Tallinna kiirabis, olen parameedik, olen harinud ennast kõikides nendes asjades. Ma hoolin väga tugevalt oma immuunsüsteemist ja oma kogukonna immuunsüsteemist. Minu kogukonna immuunsüsteem moodustab kogu minu läviva. Jah, nii. Kui mina isoleerin ennast ära, siis ma hävitan otseselt seda immuunsüsteemi. Kui ma panen maski ette, ma hävitan seda. Kui ma desinfitseerin, ma hävitan seda. Need asjad on loogika vastased. Kellele ja millele ma pean alluma? Teil on ülemus? Ei ole. Tegelikult siis me teatame Terviseametile. Teavitage. Teavitage. Tere. Te soovite... Ma soovin midagi. Tema ei turvateenistus. Ja ma saan aru, et on turvateenistus, aga siis järgmine kord, kui te lähenete inimestele, siis mõelge seda, et kas te soovite võtta tema suhtes ähvardava hoiaku või mitte. Praegu pole teie käest midagi küsinud. Ja ma saan aru, aga inimeste kehakeel on üks asi, mis kõneleb natuke teistmoodi. No kuulge, te raiskate nüüd nii palju. Nii, aga kas ma lähen sinna kohtusaali edasi ka või ei lähe? Ei, no nii, te ei saa minna kohtusaali. Kui te ei lase mind siit edasi, siis... Kohtusaali otsustab kohtunik. No nii, aga siis, kui kohtunik otsustab seda, siis... Oodake siis. Aga võt näete, nüüd tuli... Kordnikud telistavad kohtunik ja uurivad välja. Eelmine kord oli sama asi, käisin ära. Ei olnud küsimus. Aga tänasest on väga range kord. Nii see määrus, mitte kord. Ma näitan teile. Need ei ole seadused, need määrused, need on põhiseaduse vastased. Siin on natuke teistmoodi. Vaadake, mind ei huvita, mis moodi selles asutuses. Lugege läbi ja kõik. Te võite siin üle vaadata. Vaadake üle. Nii, aga minul ei ole mingit huvi siia majja sisse tulla. Kohtumaa direktori poolt. Nii, aga... Oot, vabandust. Siin ei vaielda. Ma soovisin teie sõnu talle just selgitada, nagu teie mulle tagasi ütlesite, siis kohtunik otsustab selle. Nii, aga miks ta valetab siis seal? Üks moment, kordnikud telistavad. Ma sain aru teist. Aitäh teile selle eest, aga miks tema praegu tuli juba vahele segama ja valetama jälle? Vastu teie sõnadele. Oodake natuke siin. Ma soovisin selgust saada sellele, miks teie räägite ühte juttu, tema teist? Ära vehi! Atsi! Lasid täis ennast juba. Kes keda segab? Jah, tere. Kas te olete kohtusse? Kas ma olen? Kannatanud ennast, kohe ta helistab. Uurivad välja ja ei ole probleemi. Ja ei, see on selline lähenemine väga mõistlik, see on nõus, aitäh teile. Mul on kahju, et meie vestlus hakkas natuke kutsmoodi peale, aga ma näen, et te oskate nagu tingimusi täita, mis on nagu tegelikkuses. Ma käisin 2 kuud tagasi või natuke rohkem täpselt sama kohtuniku juures, assistent tuli maskiga välja ja pakkus mulle maski, ma ütlesin vastavalt põhiseadusele, mina olen vaba elav inimene, ma ei pea kandma maski. Ja kohtunik võttis mind vastu ja ei olnud küsimus. Seda otsustab kohtunik. Ja lisaks sellele oli veel ka nii, et assistent muutus poole istungi pealt, uus assistent ei kandnud maski. Et samamoodi, kui ma tulevad kuskile, sina ei lase sisse.
aga see riiklik asutus ja riiklik asutus soovib minuga koostööd teha, kui me räägime erapinnast, ma olen ettevõtja. Otse loomulikult on see, et mina firmana pakun teenust, siis mina valin kliendid ja kui mulle teie kliendina ei sobi, siis ma ei vali teile endale kliendiks. Aga hetkel on see, et see asutus soovis minuga koostööd teha. Kui temale minu tingimused ei kõlba, siis meie koostöö jääb ära. Lihtne. Et ma saan kaubanduskeskustest aru, ma olen kaubanduskeskustega nõus, sellepärast et kaubanduskeskused on eraasutused ja eraasutustel on nõus õigus dikteerida. Nii sinna kohtunikule. 4013, 4. korrus. Ma täiendan ennast, et nii palju üks mees peab käima sirge seljaga ja jääma oma seisukohtade juurde. Ja, nii et mingi ees palun. Selg sirgu mingit maski käes. Ehk siis Tallinna kohtumaja nägi ette seda, et uuse peal lälisevad, ütlevad, et ei saa kuskile. Natuke aega mööda ära. Ikka saab küll. Sitta aetakse suust välja. Valetatakse nii kuradi palju raiska.